Sekretär, aitäh intervjuu eest. Te räägite ülemaailmsele publikule Al Jazeera Englishi, Al Jazeera Arabiku ja meie digiplatvormide kaudu. Jõudes vaatajateni kogu Lähis-Idas, sealhulgas Kataris, Saudi Araabias, Araabia Ühendemiraatides, Bahreinis, Kuveidis, Omaanis ja Iraanis, samuti miljonite inimesteni üle kogu maailma. Lubage mul alustada järgmise küsimusega. Kas ametlikud kõnelused Iraaniga on juba alanud või olete endiselt otsestes kontaktides, uurides ühiseid seisukohti? Kas Iraani ja Ameerika Ühendriikide vahel on sõnumeid ja otseseid vestlusi, peamiselt vahendajate kaudu? Vestlused on toimunud ja president eelistab alati diplomaatilist lähenemist ning läbiräägitud lahendust ning oleksime võinud seda teha ka varem. Kujutage ette Iraani režiimi, mis kulutaks miljardite dollarite asemel terroristlike rühmituste toetamisele ja relvade tootmisele selle raha Iraani rahva heaks, investeerides veepuuduse vältimiseks ja majanduse arendamiseks, et pakkuda inimestele võimalusi. Iraani rahvas on tõeliselt imeline. Imelised inimesed, väga leidlikud ja ettevõtlikud, kuid nende režiim on olnud probleemiks. Selle asemel on nad otsustanud kulutada riigi rikkust Hezbollah, Hamasi ja Shia miilitsate toetamiseks Iraagis, Süüria destabiliseerimiseks ning terrorismi toetamiseks üle maailma, ehitades droone ja relvi, et ähvardada oma naabreid. Me tervitaksime Iraani, mida juhivad inimesed, kellel on teistsugune tulevikuvisioon. Ja kui see võimalus tekib, kasutame selle ära. Millised on teie peamised nõudmised Iraanile just praeguses sõjaetapis? Iraani režiimil ei tohi kunagi olla tuumarelvi ning nad peavad lõpetama terrorismi toetamise ja relvade ehitamise, mis ohustavad nende naabreid. Need vühimaraketid, mida on välja lastud, on mõeldud ainult ühel eesmärgil. Rünnata Saudi Araabiat, Araabia Ühendemiraate, Katari, Kuveiti ja Bahreini. See on nende relvade ulatus. Neil on neid tuhandeid ja nad on ehitanud neid palju. Tõeliselt erakordne arv. Rääkimata nende soovist omada tuumarelva, et ähvardada ja šantažeerida kogu maailma. Seda ei lubata kunagi. See on liiga suur risk. Mida sa peaksid täna Teherani minimaalseks järeleandmiseks, et see konflikt lõpetada? Ma arvan, et nad peavad astuma konkreetseid samme, et tõestada, et nad ei taotle tuumarelvi. Kui nad tahavad tuumaenergiat, siis on selles piirkonnas mitu riiki, kellel juba on või kellel saab olema. See vastavalt rahvusvahelisele, hästi välja kujunenud ja kõigi poolt aktsepteeritud mehhanismile. See süsteem võimaldab kütuse importi, et toita elektrivõrku ja varustada oma rahvast energiaga. Mida nad ei tohi omada, on süsteem, mis võimaldab neil kiiresti muuta selle protsessi tuumarelvade tootmiseks. Nad peavad lõpetama kõigi nende droonide ja rakettide tootmise. Hiljuti nägime, et nad valetasid. Nad eitasid, et neil on kaugmaaraketid, kuid tulistasid 2, mis ületasid kaugelt piiri, mida nende enda välisminister mõned päevad varem oli öelnud olevat võimatu saavutada. Nad peavad loobuma oma relvastusprogrammidest ja tuumaambitsioonidest. Kui nad seda teevad, võib Iraani tulevik olla palju tõotav. Aga nad peavad selle tee valima. Ja juba 47 aastat on nad keeldunud seda teed järgimast. Iraan lükkas tagasi USA nõudmised ja seadis tingimusteks rahalise kompensatsiooni ning suveräänsuse tunnustamise Hormuzi väina üle. Kas need nõudmised on ameeriklaste jaoks vastuvõetavad? Suveräänsus Hormuzi väina üle ei ole meie jaoks vastuvõetav ega ka ülejäänud maailmale. Mitte keegi maailmas ei aktsepteeriks seda. Esiteks looks see enneolematu pretsedendi. Nii võivad riigid võtta rahvusvahelised veeteed enda kontrolli alla ja neid endale nõuda. Iraan võiks seda teha. Teised, näiteks Hiina, Lõuna-Hiina meres. Keegi ei kavatse seda aktsepteerida ega peakski. Nüüd olen aus. Väga väike osa Ameerika energiast, millest me sõltume, läbib Hormuzi väina. Me mõistame selle mõju ülemaailmsetele turgudele ja meie naabritele. Eriti piirkonna liitlastele, kes toodavad energiat ja peavad seda turule eksportima. Seega ei tohiks ükski piirkonna riikidest aktsepteerida, et Ameerika Ühendriigid ei aktsepteeri seda tingimust. See on ebaseaduslik tingimus, mida nad nõuavad. See lihtsalt ei juhtu. Kuni Ekentiva ja Iisraeli kampaania jätkub, ei ole selget märki, et Hormuzi väin oleks piisavalt turvaline, et taastada nafta ja gaasi voog ülemaailmsetele turgudele. Kas te kaalute plaani, et tagada täielik kontroll kogu väina üle? Hormuzi väin jääb avatuks. Kui see operatsioon lõpeb, on see igal juhul avatud. Olgu põhjus selles, et Iraani järgib rahvusvahelist õigust ega blokeeri kaubateed, või selles, et ülemaailmne ja piirkondlik koalitsioon koos Ameerika Ühendriikidega tagab selle avatuse. Ühel või teisel viisil jääb see avatuks. Aga meil on väga selged eesmärgid, mida me siin püüame saavutada. Need eesmärgid on nende õhuväe hävitamine, mis on juba saavutatud, mereväe hävitamine, mis on suures osas tehtud ja raketiheitjate märkimisväärne vähendamine, mis on käimas.
ja hävitada rakettide ja droonide tehased, mida kasutatakse naabrite Akamisvamjava ründamiseks meie piirkondlikus kohalolus. Kas me saavutame need eesmärgid, kas me oleme ajakavast ees? Me saavutame need eesmärgid nädalatega, mitte kuudega. Me tegeleme Hormuzi väina küsimusega ja Iraanil tuleb otsustada. Kui nad üritavad väina blokeerida, seisavad nad silmitsi tõeliste tagajärgedega. Mitte ainult Ameerika Ühendriikidelt, vaid ka piirkonna ja kogu maailma riikidelt. Nende piirkondlikke liitlasi ja kriitilisi energiarajatisi pommitatakse. Linnu pommitatakse peaaegu iga päev ja nad otsivad selget teed tagasi stabiilsuse juurde. Mis oleks teie sõnum neile? Ma usun, et parim viis stabiilsuse saavutamiseks, arvestades, kes Iraanis võimul on hävitada nende tulevane võimekus tulistada rakette ja droone tsiviilisikute ning taristu pihta. Iraan on rünnanud nende riikide energiarajatisi, kes ei olnud isegi nendega sõjas. Sellegipoolest ründasid nad neid riike. Sellepärast eitavadki nad neid rakette ja droone. Kui nad ründasid ka saatkondi ja diplomaatilisi esindusi, mis on enne kuulmatu. Atacaram aeroportos, outro fato inédito. Seda nad tegidki ja see on nõrgenenud Iraan. See Iraan on nõrgem, kui ta on olnud viimase 10 aasta jooksul. Kujutage ette, mis oleks 3 või 5 aasta pärast, kui neil oleks veel rohkem rakette ja droone, mida nad teeksid oma naabrite ja meiega. See oli talumatu. Sellepärast tuli see nüüd ära teha. Ameerika Ühendriigid viivad töö lõpuni. Me teeme tihedat koostööd kõigi oma liitlastega kaitseküsimustes. Teate, kahjuks pääsevad droonid ja raketid aeg-ajalt läbi, kuid enamik neist rünnakutes suudetakse siiski tõrjuda. Need tulistatakse enne sihtmärgini jõudmist alla või hävitatakse. Vastasel juhul oleks häving suur. Need on tugevad ja stabiilsed riigid piirkonnas. Meie liitlased ja sõbrad ning me jätkame nende toetamist selle rünnaku ajal. Muide, nemad ei ole vastutavad. Iraan sihib neid kättemaksuks, näidates, kellega meil kahjuks tegemist on. Aga tundub, et Hormuzi väin ei ole teie ainus murekoht. Kui Houtsid tulistavad rakette Iisraeli pihta, muutuvad Bab al-Mandab ja Punane meri küsimusteks, mida peate tõsiselt uuesti läbi mõtlema. Võib-olla, see on pidev probleem. Kui nad seda tegid, reageerisid Ameerika Ühendriigid, nagu ka paljud piirkondlikud liitlased varem. See on Hautaid või Iraani soov sulgeda need rahvusvahelised veeteed ja luua tasuline tee, kus peab neid luba küsima. Et neid kasutada ja oma kaupu turule sisse või välja viia. See on meie jaoks vastuvõetamatu ja peaks olema ka kogu maailma jaoks. See on ülioluline. Mul on hea meel Bahreini ja ÜRO pingutuste üle, mida me toetame, et luua koalitsioon, mis lükkab selle maailma stsenaariumi tagasi. Ja kus, olgu siis iraanlased ühel pool või Houthid teisel pool, kontrollivad rahvusvahelisi veeteid ja takistavad kaupade liikumist riikide vahel. Meie ei aktsepteeri seda ja maailm ei peaks ka seda aktsepteerima. Kas teil on mingit vastuväidet Mushtaq al-Khamenei avaldusele? Võimul püsida pärast seda kõike ja et islami revolutsiooniline kaardivägi jätkaks sama olulist rolli nagu praegu. Esiteks, me isegi ei tea, kas ta on võimul. Hoolimata sellest, mida räägitakse, keegi pole kuulnud. Keegi pole temast kuulnud. Praegu on kõik ebaselge. Pole selge, kuidas Iraanis otsuseid tehakse. Aga meie eesmärgid siin, algusest peale, ei olnud seotud juhtkonnaga. Kas me tahaksime näha muutusi? Kas me tahaksime? Kas me arvame, et Iraani rahvas väärib paremat juhtimist kui see, mida nad on saanud vaimulike režiimilt? Kindlasti. Kas meie süda murduks, kui juhtkond vahetuks? Kindlasti mitte. Kui oleks midagi, mida me saaksime selle hõlbustamiseks teha, kas oleksime huvitatud osalemisest? Kindlasti. Aga see ei olnud selle operatsiooni eesmärk. Selle operatsiooni eesmärk oli, nagu president juba esimesel õhtul selgelt ütles, nende õhuväe hävitamine, mille oleme juba saavutanud. Mereväe hävitamine, mis on suures osas juba tehtud, ja tehaste hävitamine, see tähendab nende relvi tootvate tehaste hävitamine. Nende raketiheitete märkimisväärne vähendamine, et nad ei ohustaks oma naabreid ega Ameerika Ühendriike. Need olid meie eesmärgid. Sellele me keskendume ja seda me taotleme. Oleme selle saavutamisele hästi lähedal. Kas te olete eesmärkide ja tulemuste osas täielikult Iisraeli poolega ühel meelel? Neil on erinev eesmärk, keskendudes Iraani põhjaosas asuvatele keskmaa rakettidele, mis on suunatud nende pihta. Ja me koordineerime ning väldime nendega konflikte seoses oma operatsioonidega. Kuid nende fookus on erinev. Me ei kritiseeri seda. Need asjad on nende jaoks ohud. Need keskmaa raketid, mida Iraan tulistab ja mis ulatuvad Iisraelini, on ohud, millega nemad silmitsi seisavad. Nad seisavad silmitsi ka Hezbollahi ohuga, kellega nad samuti vastamisi on. Nii et neil on oma eesmärgid ja me väldime konflikte, et kokkupõrkeid ei tekiks. Aga president andis Ameerika Ühendriikide suhtes selge ülesande, mida me täidame ja saavutame oma eesmärgid nädalatega.
Kas te usute, et EL ja NATO riigid on praeguse vat reetnud? Ma arvan, et see oli väga pettumust valmistav, nii see on. Aga president ja meie riik peavad pärast selle operatsiooni lõppu kõik selle uuesti üle vaatama. Üks põhjusi, miks NATO on Ameerika Ühendriikidele kasulik, on see, et see tagab meile baasid hädaolukordadeks. See võimaldab meil paigutada vägesid, lennukeid ja relvi maailma piirkondadesse, kus meil tavaliselt baasi ei oleks, sealhulgas suuremasse ossa Euroopast. Ühel kriitilisel hetkel tekitas seeva tõsise ohu riigi julgeolekule ja meie huvidele, mistõttu tuli see operatsioon läbi viia. Aga Hispaania, NATO liige, keda me oleme lubanud kaitsta, keelas meil lõpuks oma õhuruumi ja baaside kasutamise ning kiitles sellega. Kas on veel riike, kes on samamoodi käitunud? Sa küsid endalt, mida Ameerika Ühendriigid sellest võidavad? Olen alati toetanud NATO-t, sest usun, et baaside kasutusõigused annavad meile mõjuvõimu, paindlikkust ja operatiivvõimekust kogu maailmas. Aga kui NATO on ainult selleks, et me kaitseksime Euroopat ja nemad keelduvad meid aitamast. Elementaarsete õiguste eitamine siis, kui me neid vajame, ei ole just eriti hea kokkulepe. On raske selles jätkuvalt osaleda ja öelda, et see on Ameerika Ühendriikidele kasulik. Nii et kogu see asi tuleb uuesti üle vaadata. Hiljuti veetsin aega Euroopas ja põhimõtteliselt öeldakse seal, et USA saadab segaseid sõnumeid ja plaanib eemalduda. Ja nad ei tundu tegelikult olevat valmis NATO-ga koostööd tegema, et mandril edasi liikuda. See seletab, miks me oleme olnud ameeriklaste suhtes ettevaatlikud, eriti mis puudutab Hormuzi väina. Kui keegi Euroopas sulle seda ütles, siis ta on ebaaus. Sest Ameerika Ühendriikidel on 10 000 sõdureid ja miljardeid väärt relvastust kogu piirkonnas paigutatud. Kõik see on seal selleks, et kaitsta Euroopat, mitte Ameerikat rünnaku eest. Eks, igal pool. USA on aluseks. Ilma nendeta poleks NATO-t. Seda tunnistab isegi allianss ise. Kui me otsustaksime homme oma väed Euroopast välja viia, oleks see NATO lõpp. Nad teavad seda. Me ei vii vägesid NATOst välja. Kes seda ütleb, ei ole aus, vaid teeb nalja. Lõppkokkuvõttes on see lihtne. NATO on liit. Ja liit peab olema vastastikku kasulik. See ei saa olla ühepoolne. Loodame selle lahendada. Tegeleme sellega hiljem. Praegu keskendume sellele operatsioonile. Lähme teise teema juurde. Tahaksin sinuga rääkida Venezuelast pärast presidendi Nicolas Maduro tabamist. Kas saaksite meile rohkem rääkida oma tulevikuplaanidest Venezuela jaoks? Ma arvan, et läheb väga hästi. Oleme seda alati öelnud pärast operatsiooni. Meie prioriteet on riigi stabiliseerimine, vältides kodusõda. Me ei tahtnud näha süsteemset kokkuvarisemist ega massilist migratsiooni. Te ei ole kumbagi neist asjadest näinud. Mida te nägite, oli see, et esimest korda paljude aastakümnete jooksul müüb Venezuela nüüd oma naftat turuhinnaga. Ja raha tuleb tagasi, et seda kulutada Venezuela rahva hüvanguks. Seda kasutatakse meditsiinitoodete ja seadmete ostmiseks ning õpetajate palkade maksmiseks. Õpetajate, politseinike, riigiametnike ja ka linnapuhastustöötajate palgad. See on väga oluline osa. Teine etapp, mis toimub samaaegselt stabiliseerimisega, on periood, mil taastatakse need põhielemendid, mis võimaldavad riigil areneda ja kasvada, tuues ettevõtted tagasi. Me loome nüüd sellist stabiilsust, mis toob suured ettevõtted tagasi. Me hakkame seda juba nägema. Aga te näete ka tsiviilelu taastumist. Sõltumatu meedia saab juba tegutseda. Poliitvangid on vabastatud. Poliitilised parteid moodustatakse taas. Inimesed räägivad ja osalevad avalikus elus. Ja lõpuks tahate näha täielikku üleminekut. Selleks, et Venezuela saavutaks oma majanduslikku potentsiaali, vajab ta stabiilset demokraatlikku valitsust, mis meelitab investeeringuid, kuna tal on seadused, kohtud ja legitiimsus. Nii et me oleme õigel teel ja suur osa teenest kuulub ajutistele võimudele, kes selle vastutuse enda peale võtsid. Me suhtleme oma saatkonnaga iga päev. Oleme selle suhtes väga optimistlikud. Paljud eeldavad, et Washington keskendub Kuubale kohe, kui Lähis-Ida sõda lõpeb. Milliseid otsuseid või poliitikaid sooviksite näha režiimi muutuse saavutamiseks? Ausalt öeldes ei vaja me Kuubalt midagi. Nemad vajavad meid. Ma pean silmas nende režiimi. Kuuba probleem on põhimõtteline ja me püüame seda selgitada kõigile, kes on valmis kuulama. Nende süsteem ei toimi. Majandussüsteem on kirjeldamatu ja täiesti dysfunktsionaalne. See ei ole päris süsteem ja midagi ei muutu enne, kui valitsus muutub. Hiljuti öeldi, Kuuba-ameeriklased võivad nüüd saarel investeerida, aga millesse investeerida? Investeerida riiki, kus on meelevaldsed seadused, puudub kehtestatud kohtusüsteem ja õiglus. Kes sellesse investeeriks?
Samuti ei saa olla majanduslikku õitsengut ilma minimaalse poliitilise vabaduseta. Osaledes riigi majanduslikus elus, kui mulle ei meeldi kehtivad regulatsioonid või reeglid, mis mind kahjustavad, peab mul olema õigus kaevata. Ja selles riigis ei saa sa kaevata, muidu pannakse sind vangi. Seega peab Kuuba tegutsema, kui ta tõesti tahab august välja tulla. Selles olukorras, kuhu nad on režiimi tõttu sattunud, peavad nad tõesti läbi viima tõsiseid reforme, nii valitsuses kui ka majanduses. Kui nad on valmis, siis me aitame neid. Me ei ole midagi karistavat Kuuba režiimi vastu teinud. Ainus muutus on see, et nad ei saa enam tasuta Venezuela naftat. Nad ei saa enam subsiidiume. See on ainus asi, mis on muutunud. Need teatatud elektrikatkestused ei ole meie süü. Need toimusid juba eelmisel aastal, sest nad kasutavad elektrivõrgus 1952. aastast pärit seadmeid, mida pole hooldatud ega kaasajastatud. Puhtast ebakompetentsusest. Sellepärast need elektrikatkestused toimuvadki. Nii et minu viimane küsimus, kui te ei pahanda. Kas teil on mingit selget aimu, millal sõda Lähis-Idas lõpuks lõpeb? Operatsioon Iraanis lõpeb siis, kui oleme oma eesmärgid saavutanud, nagu ma juba kirjeldasin. Me oleme juba hävitanud nende mereväe ja õhujõud. Me hävitame süstemaatiliselt nende relvatehaseid ning liigume edasi selle nimel, et oluliselt kahjustada nende raketiheitjaid. Kui need eesmärgid on saavutatud, täidame operatsiooni eesmärgi ja see ei võta kuid, vaid on nädalate küsimus. Ma ei ütle täpselt mitu nädalat, aga need on nädalad, mitte kuud.